Hotell Viljandi hoone valmis 1910 ja oma valmimise ajal oli see Viljandi kesklinna kõige kaasaegsem, uhkem ja võib-olla ka ilusam hoone. Siin oli keskküte ja muud väga kaasaegsed süsteemid. Maja valmiski hotelliks. Parkhotelli puhul võlub tema modernsuse ja ajaloolisuse erakordselt elegantne kombinatsioon. Tegemist on hoonega, mis siis oma eksteriööris tegelikult säilitas täielikult algse välisilme, samas kui siseruumides, mis on ka põhiosas uued, on kogu üldpilt muutunud tundmatuseni. Kui me esimest korda siia tulime, siis hoone oli suhteliselt räämas. Et need punased tellisseinad, mis me siin näeme, olid kaetud samblaga. Katused olid osati sisse vajunud. Põhimõtteliselt see maja oli varisemisohtlik. Ja seega meie saimegi luua siia täitsa uue nägemuse, mis oleks kooskõlas Viljandi, selle hotelli, 4 tärni nõuete ja üldse sellise võib-olla ootusega sellise kaasaegsele butiikhotellile. Selle hoone nagu teljeks või südameks, mis tegelikult ka annab edasi kogu selle õige feelingu, on endisest sisehoovist kujundatud foajee, mis siis ulatub läbi kõigi nüüdseks siis juba 4 korruse, kus siis avanevad ka osade tubade uksed ja aknad. Ja see kõrge ruum on liigendatud puidust käigusilgadega, mis siis loob täiesti imelise ruumi mulje, et muidu oleks ta sellise šahti või kaevuna mõjunud, aga see annab talle sellise tohutu dünaamilisuse ja liigendatud üldmulje. Me oma töös loome ajaloolisesse ruumi alati sellist harmoonilist keskkonda, et mis siia majja kõige paremini sobib. Et kui meil on punane tellis, siis toome siia juurde sellise sooja tammepuidu. Või siis, kui me räägime tubadest, nägime ette tahveldused nii seintele kui ka voodipeatsitesse ja sellega dialoogi sellised soojad parkettpõrandad ja tekstiilid. Selle projekti puhul on väga olulised sellistes sügavates toonides samettekstiilid, mis on saanud inspiratsiooni omakorda hotelli ehitanud ärimehe poja, kunstnik Villem Ormissoni töödest. Siin toas on näha ka ainukene koht, kus sai välja puhastatud tõenäoliselt algupärane seinamaaling. Siit on nagu läinud kunagi sein ja siin oli sellised sinakad toonid ja siin sellised kollakad, punakad. Eks nad ilmselt olid ikkagi ajalooliselt kirkamad, kui nad siin tänaseni säilinud on. Sellised sügavad ilusad toonid. Parkhotell on oma tervikliku lahendusena kindlasti uus selline huvitav tõmbenumber Viljandis, et ma tean palju inimesi, kes lähevad sinna selleks, et lähme vaatame uue Parkhotelli ka ära. Et kindlasti ei ole see selles mõttes üks tavaline funktsioonipõhine ööbimiskoht, kus lihtsalt öö ära magada, vaid siiski paik, millest loodetakse ka ruumielamust saada ja ma arvan, et enamasti see ka õnnestub. Tegelikult 80% tulemuse saavutamine on väga lihtne, aga kui sa tahad saada seda viimast 20%, siis selleks sa teinekord pead tegema sama palju tööd kui selle 80% jaoks. Et mida me loome on ikkagi tervik, et kas või need samad sillad siin, et ühest küljest on nad ju väga efektsed arhitektuursed elemendid, aga teisest küljest on nad ka ju funktsionaalselt vajalikud. Et meie töö puhul ongi see, et me oleme ikkagi disainerid ja me teeme asju, mida on vaja, aga mis võiksid olla ka ilusad ja praktilised. Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital tunnustab Kaose arhitektuuribürood nende 3 rekonstrueerimisprojekti eest, milleks on siis Haapsalu piiskopilinnuse külastuskeskus ja muuseum, Viljandis asuv Parkhotell ja Eesti saatkond Moskvas. Eesti suursaatkond Moskvas, see maja asub Moskva südalinnas, väga kaunis sellises ajaloolises keskkonnas.
ja Moskva suursaatkonna ajaloolises hoones ringi liikudes ma väga selgelt tajusin, kui palju kultuurilisi ja ajaloolisi kihistusi sellel hoonel on, kui palju mõjukaid inimesi on siin elanud, käinud ja töötanud. Ja et see, mida meie teeme, see on mingis mõttes selle hoone täielik ümbersünd, aga meie oleme ainult üks peatükk selle hoone väga pikas ajaloos. Kaose stabiilne ja nauditavalt hea tase vääribki eraldi esile tõstmist. Nad suudavad vana ühendada uuega, aga samal ajal seda vana ikkagi aupaklikult käsitleda ja esile tuua. Et üks kihistus ei domineeri teise üle. See on alati selline piiri peal balansseeriv teema, et kuidas säilitada nii, et säilib vanakese väärikus ja uus saab olla julge ja moderne. Selliste vanade majade ümbertegemise puhul on just see nagu äge, et sellel majal on juba mingi lugu, et seda lugu ei pea hakkama välja mõtlema. Selle baasil on nagu lihtsam teha mingeid otsuseid, sest sul on olemas mingid pinnad, mida väärtustada, mingid pinnad, mis nagu on aja jooksul rikutud ja võib neid nagu muuta. Et selle võrra on nagu huvitavam teha niisugust rekonstrueerimisprojekti kui täiesti uut maja. Eks Haapsalus oli ka selline, et ega siis kui läbi aegade mingisuguseid ehitustöid tehti, siis ega seda lammutusmaterjali ära ei veetud, vaid see visati kuskile mingisugustesse šahtidesse, aukudesse ja nüüd, kui hakati uuesti tegema, siis tuli see materjal nagu sealt välja võtta, aga samas see oli siis ehitusmaterjal, et kui mingeid asju kohti müüris oli vaja parandada või üles ehitada, siis kohe sai seda sama kivi kasutada. Ma mõtlen, nüüd ongi see, et ehitatakse kõik kipsist, et sellest nagu ei ole midagi niisugust, mis nagu jääks maha. Ja just, et mis on nagu nende selliste mälestiste projektide puhul äge ongi see, et tegelikult saab väärikaid ja kvaliteetsemaid lahendusi kasutada.